Tervist! Väga tore olete kõik kogunenud viimaseks paneeliks ka. Meil on väga uhke paneel, mis koosneb siis peamiselt inimestest, kes on olnud kõrgemate riigikaitsekursuste akadeemilised juhid. Lisaks ka Jüri, kes ei ole küll olnud akadeemiline juht, aga kes on peaaegu kõikidel riigikaitsekursustel üles astunud. Eks meil on Jüri Luik, Eesti suursaadik NATO-s, Jora Temsevjev, Välisministeeriumi kantsler, Sven Sakkov, Eesti suursaadik Soomes ja Margus Kolga, kes on poliitika planeerimise osakonna peadirektor Välisministeeriumis. Mina olen Helga Kalm, Lennart Meri konverentsi direktor ja osa sellisest kogukonnast nagu naised, kes panustavad riigikaitsesse, keda ei ole üldse nii vähe, nagu tänase põhjal võib-olla muidu mulje jääb. Meid on väga palju rohkem ja loodetavasti jõuab järgmistel aastatel lavale ka meid rohkem. Aga meil on väga huvitav paneel täna, milles on väga kahemõtteline küsimus, ehk siis mis mõttes, kas see on mis mõttes ja kuidas me oleme jõudnud sellisesse olukorda, et Euroopas käib täiemahuline sõda, mis mõttes me ei suuda Ukrainat paremini aidata, või siis ka, et mis on meie mõtteis, midale me mõtleme, kui me vaatame tulevikku. Nii et ma annaksingi kohe sõna meie väga auväärsetele panelistidele. Alustaksin Jürist, kes ehk oskab seda teemat avada, et mis sul on mõtteis, et eriti kui sa vaatad võib-olla NATO nurga alt seda, mis on meie tuleviku mured. Ja, suur aitäh sulle ja väga suur rõõm siin olla ja teid kõiki näha läbi kõigi kursuste. On hea, et teis on säilinud entusiasm nende teemade vastu. Nüüd sealt NATO saadiku kabinetist vaadates on mul kaks suurt muret. Meie põhiline tegevusala on ju kaitse ja heidutus. Kui me räägime kaitsest, siis ma usun, me oleme päris heal järjel ja te kuulsite äsja kindraleid rääkimas väga põhjalikult meie tegevusest ja tegevusest koos liitlastega. Ja praegu käib tegelikult meie kaitsevõime eesmärkide alane läbirääkimiste voor, kus me tegelikult siis koostöös NATO-ga proovime määratleda, mis on need võime eesmärgid, mis on täidetavad Eesti poolt ja mida teevad siis teised liitlased. Ma ei saa neisse detailidesse minna, aga ma ütlen paar asja, mis panevad mind isiklikult muretsema. Üks asi on see, kas me suudame tegelikult tajuda neid muudatusi, mis Ukraina sõda iga päev toob ja kas me suudame neile piisava kiirusega reageerida. Siin on raha küsimus, aga nagu me Ukrainast näeme, väga paljud lahendused on tegelikult odavamad kui need, mida on rahuajal välja töötatud. Ja teiseks, väga keeruline küsimus on see, et meil on olemas teatavad poliitilised piirangud ja teatavad, ma ütleksin, filosoofilised piirangud sellest, mida me saame kasutada ja kuidas me saame kasutada. Kindralid rääkisid siin näiteks jalaväemiinidest ja mul on samuti väga hea meel, et debatt sellel teemal käib. Ja tõepoolest otsused selles küsimuses langetati hoopis teises rahuaegses olukorras ja ma lisaksin siia veel ühe täienduse. Rahuaegses olukorras, kus keegi ei osanud oodata, et Venemaa hoolib oma inimestest nii vähe. Sellist taktikat, et tullakse massiga peale, enne tanke, enne soomukeid, üle miiniväljade. Psühholoogiliselt tundus, et Venemaa, kelle eesmärgid on küll jäänud samaks, mingil viisil on ta siiski muutunud. Inimelu hind on kas või natukene tõusnud. Me näeme praegu, et seda ei ole juhtunud. Ja meil ongi küsimused. Kas me peaksime astuma välja, ja Eesti ei ole selle konventsiooni liige, aga kas NATO riigid peaksid astuma välja kobar siis laskemoona lepingust ja siis seesama Ottawa leppe jalaväemiinide osas, kas me peaksime sealt välja astuma või mitte, sest need on kaks kõige karmimat ja selgemat vahendit jalaväe pealetungi vastu. Need on kõige süngemad taparelvad sellises olukorras. Ja teine küsimus on see, et
ostetakse väga kalleid rakette. Aga Venemaa suudab praegu juba kallutada ja muuta rakettide juhtimise parameetreid niimoodi, et need raketid ei ole täpsed. Ehk siis, mis on see relvasüsteem, mis on tulevikus tõeliselt efektiivne ja mis on see relvasüsteem, mida on võimalik tulevikus annuleerida või nullida mingite väga lihtsate vahenditega. Ja teine suur teema minu jaoks on muidugi heidutus. Ja mis on selle heidutuse kõige suurem risk täna, on see, kuidas lõpeb Ukraina sõda, milline saab olema see rahu. Me oleme selle sõja teinud enda omaks. See on meie sõda. Eesti on sellest rääkinud väga pikalt ja laialt. Ja fakt on see, et kuidas see sõda lõpeb, milline saab olema rahu, selline saab olema ka NATO heidutus tulevikus. Kui me mõtleme korraks, mis moodustab NATO heidutuse, ma nimetan lihtsalt 2-3 asja. Üks on side Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel. See on see, mis on tõsine ja veenev argument NATO heidutuse puhul. Nüüd küsimus on, kas see side peab? Millised ettepanekud teeb USA? Kuidas see kujundab olukorra Ukrainas? Sellel kõigel on otsene tähendus NATO heidutusjõule, NATO veenvusele. Teine küsimus. Kui palju USA on nõus tulevikus olema ise seotud Ukraina võimaliku rahuleppega? Jällegi, see on mingisugune asi, mida me ei tea. Selgelt on see teema, mis tulevikus mõjutab NATO heidutusjõudu. Või võtame näiteks tuumatemaatika. Selge on see, et niinimetatud tuumavihnamari on üks NATO olulistest heidutuselementidest. Kui see ei oma veenvust, kui juhtub nii, et Putin suudab hirmutada meid mingi ühe suvalise raketi väljalaskmisega, siis see tähendab automaatselt, et kogu NATO tuumaheidutus nõrgeneb. Ja olgem ausad, praegu ei ole mingit ressurssi, et pidada tõelisi rahuläbirääkimisi. Nii et juba see, kui me läheme liiga vara läbirääkimistesse, demonstreerib lääne ja ühtlasi NATO ebakindlust ja tähendab seda, et NATO heidutusjõud väheneb. Mida väiksem on NATO heidutusjõud, seda suurem on risk reaalseks sõjaks NATO ja Venemaa vahel. Nii lihtne see ongi. Need on 2 suurt muret, mis mul on. Aitäh. Küsin siit kohe kiiresti otsa ka, et Eesti on üks nendest tublidest liitlastest, kes panustab korralikult riigikaitsesse ja üha enam räägime me sellest, et tegelikult peaksid kõik riigid panustama 3%, et see 2% ei ole piisav, aga praegu on piisavalt palju riike, kes seda ka ei tee. Kas see ei ole midagi, mis ohustab meie heidutushoiakut, kui riigid ei panusta piisavalt? Kindlasti ohustab meie heidutushoiakut. Ja siin on ju koomiline see, et Euroopas käib sõda. Võiks ju arvata, et sõda on riikidele väga ere märguanne selleks, et tuleb kaitsekulutusi tõsta. Aga selgub, et ei ole. Aga mis on märguanne? On USA administratsiooni vahetumine ja see, et president Trump on öelnud väga selgelt ja ühemõtteliselt, see on teema, mille ta paneb lauale ja väga olulisena see on teema, millest sõltub USA tulevane roll NATOs. Ja ma olen täiesti kindel, et ka kõik need riigid, kes praegu on jäänud alla 2%, hakkavad väga kiiresti oma poliitikat muutma. Küsimus on nüüd selles, kas president Trump nimetab mingisuguse kõrgema numbri. No ütleme, et kõrgemale kui Eesti kaitsekulutused või Poola kaitsekulutused ta tõenäoliselt ei lähe, sest see ei ole lihtsalt poliitiliselt realistlik. Aga 2,5%, 3%, Ameerika vaatevinklist on see täiesti loogiline, nii et ennustan lähemal ajal hakkab siin kõvasti muutuma. Väga tore, aitäh. Joonatan, mis on sinu mõtetes, eriti sina kui meie Eesti üks parimaid Ameerika eksperte? Kas valimistulemused hoiavad sind üleval või mis on see, mis öösel mõttes on? Mina kuulasin Jüri ja
Ma mõtlesin, et ma olen kõigega nõus, mis ta rääkis. Ma räägin nüüd selle sama jutu teiste sõnadega. Ja tegelikult ütlen tõenäoliselt päris mitmel korral seda, et meil ei ole põhjust teha nägu, et me oleme üllatunud. Asjad, millest me täna räägime, millest Jüri rääkis, me rääkisime sellest suvel, me rääkisime sellest kõrgematel riigikaitse kursustel, kevadistel kursustel rääkisime sellest, me teadsime, et see sügistalv erinevatel põhjustel tuleb erakordselt keeruline. Praegu ongi keeruline, see keeruline pole veel läbi saanud, me oleme selle keerulisuse pigem esimeses otsas kui tagumises otsas. Hästi palju asju, mida me täna nagu ehmatusega rahvusvahelisel areenil näeme, tegelikult ei peaks tekitama meis mingit ehmatust. Ja ma tulen selle juurde tagasi, miks ta siiski tekitab. See on omapärane niisugune psühholoogiline probleem. Võtame siis selle sama Trumpi. 2016 umbes 70 miljonit ameeriklast hääletas Trumpi poolt. Siis oli võimalik üllatuda ja öelda, et Trumpi valimisvõit oli pigem Hillary Clintoni nõrkuse kui Trumpi tugevuse märk. Paljud Clintoni toetajad ei tulnud välja, ei peetud tõenäoliseks, et Trump võidab. See, mis ta kampaanias rääkis, oli niivõrd ebakoherentne, et keegi täpselt ei teadnudki, mida ta lubas peale selle, et ta lubab raputust ja suur osa Ameerikast tundub, et tahtiski raputust. Eriti kuna 2016 tundus, et ta kaotab ja seetõttu oli lihtne lihtsalt oma meelsust näidata tema poolt hääletades. Võitis. 4 aastat oli president. 2,5–4 aastast oli mina Eesti saadik Washingtonis. Pikalt võime rääkida, mida see kõik tähendas, mis olid need poliitikavaldkonnad, kus üllataval kombel meil avanes võimalusi, mis olid need poliitikavaldkonnad, kus raputas meie julgeoleku alustalasid sellisel määral, et head asjad alles jäid. Siis ta kaotas valimised, aga kaotas suhteliselt napilt. 2020 umbes 70 miljonit ameeriklast hääletas tema poolt, olles kogenud 4 aastat Trumpi Valges Majas. Ja nüüd 4 aastat veel hiljem 70+ miljonit ameeriklast hääletas uuesti tema poolt. Olles üle elanud 4 aastat Trumpi valitsust ja seekordse erakordselt põhjaliku, terava, polariseeritud kampaania. Need 70 miljonit ameeriklast on olemas. Me ei saanud täna teada, või siis, kui Ameerika valimised toimusid, et nad on olemas. Nad valisidki selle poolt, mida Trump on lubanud teha ja mida ta on teinud. Ja selles on meie jaoks erinevaid võimalusi ja selles on loomulikult meie jaoks tohutult erinevaid ohte. Ohud loomulikult puudutavad eelkõige transatlantikat, millest Jüri rääkis. Euroopas käivad eksistentsiaalse tähtsusega sõda, tema võimaliku positsiooni võtmist selle suhtes, laiemaid globaalseid teemaseid, reeglite põhine maailm, need organisatsioonid, mis tagavad mingisugusegi ennustatavuse, seisavad ju kellegi jõul, see jõud on olnud Ameerika jõud, kui Ameerika nüüd mitte lihtsalt nende organisatsioonide taga ei seisa, vaid töötab neile näiteks aktiivselt vastu, kas nad üldse püsti jäävad, kui nad püsti ei jää, kes loob alternatiivsed organisatsioonid, alternatiivsed reeglid, tõenäoliselt mitte Euroopa. Ja kui see ei ole Euroopa, siis ei ole eriti keeruline leida maailmakaardilt üles need jõud, kes neid reegleid püüavad siis kehtestada või kehtestama hakata. Ja kui me natukene mõtleme selle peale, et need reegleid, millest me räägime, ei puuduta ainult niisugust väga teoreetilist rahvusvahelise õiguse raamistikku, vaid ka kõige elementaarsemaid põhimõtteid selle osas, kuidas me näiteks tehnoloogiat kasutame või tehnoloogiat arendame, siis me mõistame, et selle mõjud euroopaliku elukorralduse säilimisele Euroopas on tohutud ka siis, kui meie ise neid reegleid parajasti tegemas ei ole. Nii et hästi palju ebakindlust. Aga siis on terve rida asju, mis muidugi ei muutunud. Et Putini eesmärgid on muutumatud, seda oleme me korrutanud söögi alla, söögi peale, ta eesmärkidest loobunud ei ole. Eesmärgid on endiselt kogu Ukraina ja Euroopa julgeolekuarhitektuuri fundamentaalne muutmine. Oli nõnda siis, kui on nõnda nii kaua, kuni Biden on president, on nõnda ka siis, kui Trump ametisse astub. Oleks olnud muutumatu ka siis, kui Harris oleks võitnud. Et meie eesmärk selles sõjas on ka rahu, õiglane ja püsiv rahu ja õiglane ja püsiv just selles tähenduses, nagu meie seda mõistame, on muutumatu. Oleks võitnud Harris, oleks see sama olnud, on võitnud Trump, on sama.
Et selle jaoks tuleb kõigepealt sundida Putin oma eesmärke muutma, sest vastasel juhul saab läbirääkimiste objektiks olla ainult meie kapitulatsiooni vormistamine. Seni, kuni Putin pole oma eesmärke muutnud ja eesmärke lihtsalt ilusa silmavaate pärast ta muutma ei hakka. Peame sundima ta eesmärke muutma, selleks tuleb jõupositsioon haarata. Et jõupositsioon haarata tuleb Ukrainat toetada, agressiooni hinda üles kruvida. Selle jaoks on oluline, et Euroopa teeks oma osa, aga ei ole tõenäoliselt see kõik tehtav ilma ameeriklasteta. See kõik kehtis siis, kui võimul on Biden, see kehtib siis, kui võimul on Trump, oleks kehtinud siis, kui võimul oleks olnud Harris. Nüüd muidugi on valimistel tagajärjed. Ma ei taha öelda, et vahet ei ole. Vahe on. Obama kuulsalt seda nõnda sõnastas, kui ta mõned senaator McCaini poliitikaettepanekud pikalt saatis ja just siis kuulsusrikkalt McCainile selgitas, et valimistel on tagajärjed ja võitis Obama, mitte McCain, seetõttu on nüüd Obama poliitika jõus. Trumpi poliitika saab olema erinev Bideni poliitikast väga paljudes valdkondades. Me pingutame kogu hingest, et suhelda nende inimestega, kes tõenäoliselt Trumpiga koos tulevad ja proovida neile näidata, et meie eesmärgid ei ole tegelikult teineteisest nii erinevad, kui nad võib-olla esmapilgul paistavad. Jah, rahu, aga kas Trump tahab olla sellise rahu omanik, mis paari nädala, kuu või aasta pärast kildudeks variseb? Tõenäoliselt mitte. Kui õiglase rahu argumendiga, ma arvan, pole meil Mar-a-Lagos või peatselt Valges Majas midagi teha, siis püsiva rahu argumendiga tõenäoliselt on. Võiks eeldada, et ta tahab, et see, mille ta kokku lepib või see, mis tema ajal kokku lepitakse, jääb püsima, sest teise ametiaja presidendina tegeleb ta ka iseenda ajalukku kirjutamisega. Mida siis on tarvis, et ta püsiv oleks? No mingisugust julgeolekulist, poliitilist, majanduslikku raamistikku, mis tagab Ukraina jätkusuutlikkuse nädala, kuu, aasta, 10 pärast. Jah, tõenäoliselt. See raamistik peab olema koheselt rakendatav, ta peab olema piisavalt võimas, et heidutada Venemaad uue rünnaku ettevõtmisest. Arusaadav eurooplased peavad selles raamistikus mängima oma osa, võib-olla isegi kandvat osa. Ameeriklased on toetavas rollis. Need raamistikud tegelikult on täna olemas. Nende raamistike nimed on NATO ja Euroopa Liit. NATO on see raamistik, mis tagab eurooplaste panuse. Jah, ta tagab ameeriklaste panuse, aga see on kõige institutsionaliseeritum viis saada eurooplased midagi tegema. Kas see argument lõpuks maksab? Saame näha. Kui kellelgi on parem argument, millega veenda Trumpi toetama, siis öelge. Mida ma teile garanteerin vale argumendina, on Mar-a-Lagosse või Valges Majja veekalk veel silmadega ilmumine, põlvili langemine ja lihtsalt selle jutu rääkimine, kui tähtis on, et Ameerika ei läheks. Trump mõistab kauplemise keelt. Selleks, et me temaga kaubelda suudaksime, peame midagi tooma letti. Ja see lõpuks viib mind nende samade kaitsekulude juurde, millest Jüri põgusalt rääkis. Seda, et Trump nõuab rohkem, võib peaaegu kindel olla, muidugi nõuab rohkem. Seda, et ta ei nõua rohkem, kui Ameerika ise panustab, protsendine SKP-st on ka suhteliselt tõenäoline. Ta ise on umbes seal, kus meie oleme. Järelikult midagi kuskil vahemikus 2, 2,5, ütleme 3, tõenäoliselt tuleb jutuks võtta. On nüüd taktikaline küsimus, kuidas me Euroopana selle välja mängime. Kas me käime välja selle kui numbri, mis on meiepoolne number, kui nii-öelda pakkumine, või me näitame üles valmidust seda tõsiselt arutada, tulles lõpuks vastu mingisugusele Trumpi pakutud numbrile, need on taktikalised küsimused. Aga ma ennustan, et Haagi tippkohtumisel NATO mingisuguse uue kaitsekulude taseme kokku lepib ja kõik see loomulikult on positiivne, mitte lihtsalt sellepärast, et ta jutupunktina aitab ameeriklasi veenda, vaid ta reaalselt ju panustab ka siis meie ühisesse kaitsesse, nende väevõime lünkade täitmisesse ja nii edasi. Kõige viimane asi, mis ma ütlen. Meie põhiline probleem, ma arvan, täna on lühiajalisest perspektiivist pikaajalisse minek. Pikaajalises perspektiivis ei ole asjad nii hullud meie jaoks. Majanduslikud trendid ei ole nii hullud, sõjalised trendid ei ole tegelikult nii hullud, sõjatööstuslikud trendid ei ole niivõrd hullud. Meie põhiprobleem on lühiajalises perspektiivis.
võib vaielda, kui pikk on lühiajaline perspektiiv, kuu, 2, 3, 4, 5. Meil on vaja see lühiajaline üle elada, selleks, et üleüldsegi jõuda sinna pikaajalisse. Haagi tippkohtumine millalgi kevadel. Sakslastel pole valitsust kogu see aeg, millal Trumpi inimesed tegelikult oma kabinette 20. jaanuarist alates sisustama hakkavad. Euroopa Komisjon sai nüüd ametisse, saab tõenäoliselt loodetavasti enam-vähem enda hoo käima. Trumpi inimesed tulevad 20. jaanuar tõenäoliselt sooviga rääkida läbi mitte Euroopa Liidu esindajatega, vaid suurte eurooplastega. Kuidas need ajaraamid niimoodi omavahel sünkroniseerida, et me lühiajalises perspektiivis kõike maha ei mängiks, midagi erakordselt rumalat ei teeks, et üleüldse jõuda sinna Haagi neid kõrgemaid kaitsekulusid kokku leppima. Minu arvates see põhiline väljakutse. Aga aitäh! Ma küsin sult jätkuküsimusega, ma olen väga nõus, et Trump on väga diilimees, ja eurooplastena me veel suudame neile midagi pakkuda, aga ukrainlased on paratamatult need, kes on praegu sageli küsija rollis, küsivad endale toetust juurde, küsivad relvastust juurde. Mis oleks see ukrainlaste argument, et paar nädalat tagasi Ukrainas käies inimesed olid väga mures, et Trump ei vaata neid kui võrdväärset, vaid nagu madalamad, kellele saab midagi peale suruda. Erinevalt Putinist, keda nähakse nagu enam-vähem võrdväärsena. Mis oleks ukrainlastel tark viis Trumpiga diilimiseks? Selle nõuande andmine on erakordselt ohtlik, sest ma arvan, et eksivad need, kes Trumpi alahindavad, et moodustada lühilaused ja küll ta siis sööb sul peost. Ma arvan, see ei ole päris nii lihtne. Ja ma arvan, et eksivad ka need, kes ukrainlaseid alahindavad. Ukrainlastel on tohutult pikaajalised kontaktid ka Trumpi inimestega tegelikult. Nii et tulla siia vahele oma nõuandega on erakordselt riskantne. Ma arvan, et põhiline sõnum, mida vähemalt mina soovitan ameeriklastele edasi anda, seondub just Putini eesmärkidega. Need eesmärgid pole muutunud, meil pole olnud jõudu, otsustavust, kindlameelsust sundida Putinit neid eesmärke muutma. Põhiline, mida tuleb jälgida, on see küsimus, kas meil õnnestub murda täna tõenäoliselt ainsana Putini võiduteooriat üleval hoidev argument, et tema vaatest on aeg tema poolel. Niipea, kui meil õnnestub veenda Putinit, et aeg on nüüd meie poolel, muutub võimalikuks mingisuguste läbirääkimiste disainimine, arutamine, mõtlemine. Nii kaua, kuni Putin usub, et aeg on tema poolel, pole meil ausalt öeldes millestki rääkida. Sellise jõupositsiooni võtmine peaks olema asi, mis Trumpile vähemalt instinktiivselt, vaadates tema varasemat poliitikat, peaks olema arusaadav. Ka kinnisvara haina läbirääkimisi pidevalt pidades jõupositsiooni haaramine on suhteliselt iseenesestmõistetav küsimus. Nüüd küsimus on, kuidas sa seda jõupositsiooni haarad. Mingit rolli mängivad selles muidugi ukrainlased, nendele antav relvastus, mingit rolli mängivad sanktsioonid, mingit rolli mängivad mingisugused diplomaatilised sammud. Kus ja kuidas see parajasti disainitakse, on veel ausalt öeldes ebaselge. Aga murekoht meile kui eurooplastele peaks muidugi see olema, et meie naabruses toimuv sõda, 1200 kilomeetrit rindejoon meist siin, umbes sama kaugel kui Berliinis, ja ameeriklased valivad teisel pool ookeanit endale presidendi ja me oleme nagu täielikult resettinud kogu selle situatsiooni. Nüüd me muretseme sellepärast, mida keegi kuskil disainib. Nüüd me arutame, mis tingimustel rahu võiks olla meile aktsepteeritav. See näitab natukene seda niisugust Euroopa masendavat seisu, kus me oleme küll liikunud õiges suunas, muutunud aina strateegilisemaks, ka geopoliitilisemaks Euroopana, aga ikka ära ütlemata pikk tee on veel minna. Olgu, minnes edasi positiivsemate teemadega, siis Sven on suursaadik Soomes, kes hiljuti liitus NATO-ga, kus on, Euroopa kontekstis toimunud suur positiivne geopoliitiline muudatus, aga Sven, mis sulle muret teeb? Tere, kõigepealt jube vahva on teid siin näha, et tore, et see konverents nii hästi töötab ja ilmselgelt on see ruum liiga väike, peaks olema suurem. Mulle kaks asja teevad muret. Esimene on kõik see, mis toimub nii-öelda hübriidrünnakute taga ja tegelikult terminoloogia. Et
Mulle isiklikult üldse termin hübriid, mis iganes seal otsas on, ei meeldi. Sest ta muudab mingi väga räige asja, no näiteks keegi tapetakse ära, mingi atentaat või midagi lastakse õhku, selliseks üldiseks me paneme hübriid ette, see on mingi hübriidrünnak, see nagu ei ole päris, eks ole. Me võiksime kasutada õigeid terminoloogiaid, et kui midagi juhtub, siis ei ole hübriidrünnak, vaid see on Venemaa riiklik, ma ei tea, mingi terrorism või midagi lastakse õhku, mis parasjagu toimub, eks ole, esimene asi. Sellega seoses on muret tekitav see, et kuna tasapisi keeratakse kogu aeg tuld juurde, toimuvad üha räigemad asjad, siis me oleme nagu need konnad või see konn selles üha soojenevas vees. Ja valu läbi läheb kogu aeg kõrgemaks ja me ei saagi aru, et tegelikult enamus asju, mis praegusel ajal toimub, kui nad oleksid toimunud 5 aastat tagasi, ainult sellest räägitaks järgnevad 2 kuud ja midagi ka tehtaks, aga praegu on nii, et kõik on räägitud hübriidasi, bla, eks ole, see ei ole päris. Kuidas see hübriidrünnakud, selline asi, tekkis meil igapäevasesse leksikasse, meenutan lihtsalt peale aasta 2014 ja Krimmi võtmist nii-öelda roheliste meikeste poolt. Me Joonataniga oleme tollal Kaitseministeeriumis ja meid ajas kohutavalt närvi see, et meie head liitlased, kui me läksime nende juurde, teeme seda, et väga hea, vaata, me oleme teile Gruusia sõjast ajast rääginud, teeme seda. Väed siia ämarisse lennukid, eks ole, kaitseplaanid korda, kiirreageerimisjõud. Väga tihti meile öeldi seda, me näeme ju tulevikus, võt on hübriidrünnakud hakkavad toimuma, on ju. Ehk et ärge muretsege, et oma sõjaasjade pärast tulevad mingid muud sellised nagu pehmed, fasi asjad nagu hübriid. Me näeme seda üha rohkem. See on esimene asi, mis mulle teeb muret. Võib-olla suurem asi, mis teile mulle teeb muret, on ajalugu või siis ajaloo lugemine. Seda tasub lugeda. Reeglina midagi rõõmustavat sealt ei leia. Tihtipeale sa leiad miskit, mis paneb su tänapäeva osas palju rohkem muretsema kui ainult tänapäevas elamine. Vaataks 1930. aastaid, eriti Ameerika Ühendriike. 29. aasta 24. oktoobril oli Wall Streetil siis börsimull lõhkenud, nii-öelda suur finantskriis. See muutus majanduskriisiks. Ühendriigid tõstsid üha kõrgemale ja kõrgemale sisseveotolle, teised riigid vastasid sellele. Põhimõtteliselt maailma majandus tapeti ära. Ülemaailma majanduskriis. Euroopas tulid võimule üksteise järel autokraatlikud jõud. Ja edasi oli teine maailmasõda. Ühendriikides oli, eks ole, 30-ndatel tegi ilma America First Committee, mis põhimõtteliselt rääkis seda, et ei ole vaja mingi maailmaga üldse tegelema Ameerika asjadega. Euroopa peab ise hakkama saama. Esimeses maailmasõjas USA oli lõpuks pika vindumise peale siis nii-öelda osalema sattunud või nii-öelda kistud ja siis taheti seda nagu tulevikus välistada. Ja küll samas USA-s tunti muret kasvava sõjalise ja majandusliku jõu pärast Kaug-Idas, ehk siis Jaapani pärast. Kõik tuleb kuidagi natuke tuttav ette tänapäeval, kas pole, ja see natuke muret tekitav. Nüüd, kui USA nii esimesse kui teise maailmasõtta lõpuks sattus, eelnes sellele mitmeaastane aeg, kus nad proovisid seda mitte teha. Eks ole, ja erilisi sõjalisi ettevalmistusi selleks ei tehtud, isegi kui istuv president, kas siis Wilson või Roosevelt, seda nagu soovisid, siis kongress raha ei eraldanud. Lõpuks, kui Ühendriigid sõtta astusid,
siis kaua aega ei toimunud mitte midagi, sellepärast nad ei olnud selleks valmis. Aga siis pandi masin läks käima, masin on võimas ja lõpuks nii esimese kui teise maailmasõja, kui te nagu neid ajalugusid loete, otsustas USA tööstuspotentsiaal. Otsustas USA suutlikkus lõpututes kogustes tanke, lennukeid, suurtükke, mida iganes välja lasta. Sest maailma tööstus oli USA-s. Nüüd on küsimus teile, kus on tänapäeval maailmatööstus? Ja kas me peaksime selle pärast olema mures või ei ole? Sest niipea, kui tegemist ei ole lühikese välksõjaga pikaaegses perspektiivis, nagu me näeme praegu, eks ole, mis toimub Ukraina sõjas, väga oluline on tööstuspotentsiaal ja sinu suutlikkus meeletutes kogustes laskemoona ja igasugust muud sõjamaterjali toota ja seda kiiresti kohale viia. Ja tegelikult, mis meil siin praegu ju toimub, selle sõja lõpus ja Jonatan rääkis mingil võimalikest või võimatutest rahuläbirääkimistest. Sest ega kuskilt ei ole näha, et Venemaa oleks selleks huvitatud ja miks ta peaks olema, kui ta on võidujoonel. Ta hakkab olema väga huvitatud sellest, kui asi liigub väga kiiresti teises suunas. Ja selleks me peame kaasa aitama, see on ainus viis tegelikult üldse rahuni jõuda. Aga mis pannakse paika lõpuks selle mingi rahuga? Selle sõja lõpuga ei ole mitte see, et kellele kuulub mingi küla Donbassis, pannakse paika uus maailmakord. Ja meie jaoks on kõige olulisem see, et see uus maailmakord, mis paika saab, ei oleks selline, nagu on olnud enamus inimkonna ajaloost. Enamus inimkonna ajaloost on olnud selline, kus meenutades kuulust, meelose dialoogi, mis peeti maha umbes 2600 aastat tagasi, kus ateenalased meeloslastele ütlesid, et paraku on nii, et suured teevad, mida suudavad ja väikesed või nõrgad kannatavad, mida peavad. Ja kui on selline maailmakord, siis meil väga pikka pidu ei ole. Meil on olnud viimased 80 aastat üldiselt maailmas, mitte igal pool. Meie oleme sellest saanud vähe osa, 30+ aastat. On olnud erand see, kus tegelikult on rahvusvaheline õigus, reeglitel põhinev maailmakord, kõik see muu. Kui seda erand nüüd saab läbi, kõik otsas, ja me oleme tagasi sellises Peloponnese sõdade aegses maailmas, mis on olnud see ülejäänud inimkonna ajalugu viimased 10 000 aastat, välja võtnud see 80 aastat, siis on meie jaoks väga halvasti. Ja nüüd selle maailma viimane, selle sissejuhatava osas viimane lause. Loodan, et see ei olnud päris sissejuhatus sul. See oli sissejuhatuse. Nüüd algab esimene peatükk. On see, et kuidas kuidas see maailmakord siis tegelikult kokku kukub, eks ole. Ja ma arvan, ei ole paremat viisi selle kirjeldamiseks kui see, mis pärineb Hemingway raamatust või romanist Ja päike tõuseb, kus ühe tegelase käest küsitakse, kuidas sa pankrotil läksid. Ja vastus on see, et kahel moel, alguses järk-järgult ja siis äkitselt ja katastroofiliselt. Väga masendav. Aga ma lähen siit edasi Marguse juurde praegu. Sven saab lisaküsimuse pärast, sest sa puudutas ta esimest punkti tegelikult. Aga kord küsimus, mida ma tahtsin sinult küsida, haakub Sveni teise punktiga, mis on laiem, on see, et sa oled olnud muu hulgas suursaadik ÜRO juures. Ja ma olen täheldanud, et Eestis toimub vaikselt selline debatt, et kas meid peaks huvitama see, mida ÜROs nüüd teised ja kolmandad riigid arvavad, et kas me peame pingutama selleks, et nad oleksid kõik selles Ukraina sõjas meie poolt või on see ükskõik, ühesõnaga, kas meid peaks huvitama, mis mujal maailmas toimub ja kuidas nemad Ukraina sõda näevad? Kas see on midagi, mis paneb sind muretsema? Loomulikult peame me sellega tegelema, et terve maailm saaks ühtemoodi ja õigesti
meie moodi aru sellest, mis Ukrainas toimub. Nendega tuleb tegeleda loomulikult, ainult et see võib-olla ei ole nüüd see põhimure küsimus ja põhiküsimus, mille pärast mina praegusel hetkel muret tunnen. Aga kõigepealt Sven siin kiitis teid kõik, et tore üritus ja kõik on kohal. Eks ta ole ise sellest mõneti sellest süüdi, sellepärast, et eks see kiitus on talle, sellepärast, et tema selle formaadi välja mõtles. Mul on jälle hea meel, et on 50 riigikaitsekursust siia toimunud. Ja meil on väike juubel ja selle juubeli tunnistuseks olete teie, kes siin saalis on. Ja hea on, et me neid teemasid väiksemates ja suuremates ringides saame arutada, sellepärast, et arutelu kaudu ikkagi lõpuks tuleb välja tõde. Nüüd see küsimus, et mis mind nagu murelikuks teeb või rõõmsaks teeb. Minu praegusel hetkel minu tööülesanded on sellised, et ma pean vaatama nagu natukene kaugemasse minevikku või tulevikku ja mõtlema selle üle, et kas siis see tulevik on rõõmsaks tegev või muret tegev. Ja üldiselt ei ole selles kontekstis väga palju rõõmustavat tegelikult öelda, hoolimata sellest, et Joonatan ütles, et keskpikas perspektiivis on asjad suhteliselt okei, võib-olla niimoodi kitsast Euroopa kontekstist vaadates, aga kui vaadata laiemalt globaalselt, kuhu maailm liigub, siis praegusel hetkel ikkagi tundub, et aeg on liigestest lahti ja et me oleme niisuguse uue suure vastuolu lävel või tegelikult juba üle selle läve astunud. Nii et niisugune uut tüüpi külm sõda terendab, kus ühel pool on demokraatiad ja teisel pool on autokraatiad. Ja siis praegusel hetkel on veel olemas päris suur hulk riike, kes vaatavad, kumb siis lõpuks selles vastuseisus peale jääb. Ja kui seda nüüd täita, nagu seda muret mõningate andmete või niisuguste 10-15 aasta perspektiiviga ja indikaatoritega, siis siiamaani meie oleme elanud ikkagi selles maailmas, kus on olnud, kes reegleid on kehtestanud, suunanud, paika pannud demokraatiat Ameerika juhtimisel, aga see on olnud nagu suhteliselt lihtne. Jõud ja võim on olnud sellel pool, väärtused paigas, nende väärtuste järgi tegelikult neid reegleid paika pandi, loomulikult teistega läbi räägites ja nii edasi. Aga selle taustal, miks seda teha saada, oli see, et lihtsalt demokraatiatel oli sellel ajal enamus ja jõud ja võim maailmas olemas. Praegusel hetkel on see tegelikult kaldumas. Teatud mõttes praeguseks hetkeks on see tasakaalustunud, autokraatiate ja demokraatiate jõubalanss, aga jõuvektorid pigem on autokraatiate poole liikumas. Nüüd, kui me vaatame demokraatia enda arengut üleilmselt, siis eks seda on teaduslikult jälgitud. Stockholmis on niisugune instituut, mida kutsutakse International Institute of Democratic Elections and Assistance. Ja see instituut vaatleb juba 25 aastat demokraatia arengut maailmas. Erinevaid riike, on olemas indikaatorid, ja nad on viimase 15 aasta jooksul täheldanud seda, et demokraatiate arv enam ei tõuse ja tegelikult need riigid, keda peetakse demokraatlikeks, nende demokraatia tugevus väheneb. On muidugi ka neid, kus asjad lähevad paremaks, aga tendents on see, et läheb tegelikult halvemaks. Mis põhimõtteliselt näitab seda, et demokraatiate hiilkäeg teatud mõttes ei ole küll võib-olla möödas, aga on nagu kuhtumas. Nii et see jõud, mis varem meid edasi viis, on nõrgem. Ja nüüd, kui me vaatame natukene teisi indikaatoreid, demokraatiat, vis-a-vis autokraatiat, näiteks majandusjõud. IMF-i andmetel 2000. aastal Ameerika ja Euroopa kokku moodustasid 40% maailma majandusjõust ja Hiina ja India 11%. Täna on see vahe 30-26. Nüüd tulevikuprojektsiooni osas 29. aastal ütleb IMF, et see on võrdsustub 28-28 ja kui me vaatame aastasse 2060, siis Ameerika ja Euroopa on kokku 27%, Hiina, India 43%. See tähendab, et tegelikult majanduslik raskuskaal kandub autokraatiate poole, muidugi siin tuleb vaadata reservatsiooniga Indiat,
aga me ei saa ka Indiat pidada klassikaliseks demokraatiaks, nii et nemad on praegusel hetkel selles kohas, et nad vaatavad, kuhu poole siis kalduda. Populatsiooni osas, need trajektoorid on umbes samad, et demokraatiate pool üldiselt populatsioon väheneb ja vananeb, autokraatiate pool on see vastupidi. Hiina on küll erand nende ühe lapse poliitika pärast, seal see trajektoor selline ei ole, aga ikkagi see vektor, tugevusvektor liigub pigem autokraatiate poole. Tehnoloogia arenguga sama. Kui vaadata 2022 aastal sisse antud patendi taotlusi, siis maailma mastaabis Hiinas on antud sisse 47%, Ameerikas 17%, Jaapanis 8%, Koreas 6% ja Euroopas 5,6%. Ja praegusel hetkel juba on tehnoloogia arengus Hiina nüüd läänest ees. Ja see projektsioon, ma arvan, on pigem see ei pöördu nüüd nagu lääne või demokraatiate poole. 4. faktor, tootmine ja sõltuvused erinevatest tootmiseks, tänapäeva tehnoloogiate tootmiseks vajalikest mineraalidest, mis on ka jälle Hiina poole ja autokraatiate poole kaldu ja sõjalised kulutused. Üldiselt sõjalised kulutused kasvavad hüppeliselt ja suuremas mahus just autokraatiate pool. Samas muidugi Ameerika on nii palju eest ära, et ameeriklaste see reaalnumbrites jääb ikkagi suuremaks. Aga teine pool tuleb sõjaliselt ikkagi tugevalt järele. Ja nüüd on küsimus selles, et kui ühel hetkel saavutatakse nendes kõikides viies nagu faktoris teatud ülekaal, et mida siis see teine pool selle ülekaalu tingimustes teeb? Kindlasti kasvab nende enesekindlus, meelekindlus, kas nad tahavad seda siis rakendada oma huvides, oma mingisuguse uue korra loomisele ja kuidas seda korda siis luuakse. Kas see tuleb agressiivsuse kaudu või tuleb ta mingite läbirääkimiste kaudu. Ja sellesse aega ma arvan, et me varem või hiljem jõuame, kas 10, 15, 20 aasta pärast, eks seda näitab aeg. Aga meie jaoks on see mõneti muret tekitav ka juba sellepärast, et millele ka Sven viitas, et maailmakorra muutus paratamatult hetkel on meil ees. Ja meie jaoks küsimus on selles, et missugune see maailmakord siis olema hakkab. Ja kurb on see, et praegune maailmakord, kui vaadata väikeriigi perspektiivist, on üks parimaid väikeriigile. Sellepärast, et väikeriikidel on täpselt sama väärne hääl, kui on suurtel riikidel, kui on juba hääl, siis sa oled teistele vajalik ja samas, kui sul on hääl, saad ka protsesse algatada, protsessis osaleda, kujundada ja nii edasi. Ja teine on need põhimõtted, mille peal praegusel hetkel maailmakord, ÜRO harta kaudu põhineb, riikide suveräänsus, aga enesemääramisõigus, enesekaitseõigus, sõjalise jõu kasutamisest loobumine, mida muidugi aeg-ajalt rikutakse ja inimõigused. Kui need sambad nagu ära kaovad või asenduvad millegi muuga, kindlasti meie elu muutub sellest oluliselt keerulisemaks ja need väljakutsed, mis meie ees seisavad, veel tõsistemaks, kui nad praegusel hetkel võib-olla on. Küsin ka sult siis jätku küsimuses otsa, et Sveniga lõite väga sellise muserdava pildi maailmakorrast, aga kas üks asi, mida me võiksime pidada ka praeguse maailmakorra lõpuks, oleks see, kui Ukraina sõda lõpeb selliselt, et Putinit nii-öelda ei võelda vastutusele tema tegude eest. Et tuleb nii, et tuleb mingi rahu või paus ja siis lähevad nii-öelda suhted kui normaalsed edasi, et ta ei lähe tribunali ette või nii edasi, et praegune maailmakord on olnud ka selline, kus sõjakuuritegusid sooritanud inimesed võetakse vastutusele. Kas on võimalik, et praegune sõda võib lõppeda nii, et me ei võtagi Putinit vastutusele? Põhimõtteliselt ei saa seda välistada, et see niimoodi lõppeb. Kas see nüüd tähendab lõppkokkuvõttes maailmakorra kokkukukkumist ja muutust? See on teine küsimus. Sellepärast, et kui asi peaks niimoodi lõppema või kui see element meie praeguses strateegias saab nagu rakendamata, siis on olemas kindlasti muid asju, millega me tegelikult saame seda maailmakorra kohaselt käituda ja neid rakendada. Tegelikult ongi küsimus selles, et asi ei ole mitte ainult Putini karistamises, vaid Venemaa isoleerimises, Venemaa
kõrvale asetamises selles maailmakorras. Ja seda on võimalik tegelikult teha. Ja sellega me tegelikult ka praegusel hetkel tegeleme. Minnes siit edasi, tuleme korra nüüd Joonatani juurde tagasi, kes käis just Hiinas, et kogu see sõda, palju öeldakse, et see, mis toimub Ukrainas, mõjutab ja kuidas me käitume Venemaaga, mõjutab seda, kuidas Hiina vaatab seda, mis juhtuks siis, kui tema Taiwani ründaks. Mis sa arvad, mis on need õppetunnid, mida Hiina võtab praegusest olukorrast? Ma arvan, et ei pea muserduma. Et see, mida kolleegid kirjeldavad, muidugi niisuguses lühivormis, on maailm meie ümber, sellisena nagu ta on. Mingid elemendid on võib-olla lihtsustatud, sellepärast et aega on vähe. Ma arvan, et maailm ei jaotu nii ilusasti mustvalgelt demokraatiateks ja autokraatiateks, nagu Kolga seda rääkis. Ja neid tegureid, mis motiveerivad riike võtma positsiooni erinevate rahvusvaheliste elu küsimuste suhtes, on kaugelt enam ja nad on kaugelt kirevamad kui lihtsalt nende valitsemismudel. Rääkimata sellest, et selle valitsemismudelile täpselt näppu peale panna ja öelda, mil määral India on demokraatia ja Ungari ei ole või vastupidi, on kaugelt keerulisem, eriti kui meil ei ole appi võtta tagantjärele tarkust. Aga põhimõtteliselt on õigus Kolgal, on õigus Svenil, Jüri rääkis kitsamalt, alguses me kõik alustasime vähem hoogsalt, aga nüüd lõpuks oleme olnud maailmakorra lagunemiseni. Jah, ongi muutumises. Mis te siis arvasite? Et jääb seisma või? Et me astusime NATOsse ja Euroopa Liitu ja siis lõppes ära. Ja siis ongi nii, et ainult heietame, kuidas oli tore sinna jõuda 10 aastat, eks 90-ndatel. Alguses olid kartulikoored ja siis oli e-riik ja siis oli NATO Euroopa riik ja siis keegi vajutas pausi. No ei ole nii. Ongi muutumises. Ja see, et me oma ajalukku või vaatame, eks ole, ajalugu ka oma mätta otsast, vaatame tagasi ja näeme, et on olnud üks pilkane öö, mille sees on olnud üks paar sähvatust, on loogiline, sest oma riiklust on olnud kokku siin paarkümmend aastat, kui liita kokku see aeg, millel päriselt oma riiklus oli de facto, mitte ainult de jure. Nii et loomulikult meil on ajalooliselt unikaalne hetk, praegu on ajalooliselt hästi Eestil. Ja seetõttu on hirm, et äkki läheb hullemaks muutuste käigus absoluutselt loomulik. Ma arvan, et selle asemel, et tõmmata ennast kringlisse ja nii-öelda kõhuvalus kusagil põrandal olla, selle asemel võiks mõelda, mis me siis nüüd teeme. Väga praktiliselt. Sa küsid Hiina kohta. Hiinlased on suur riik, vaatab maailma oma mätta otsast. Neil on omad mingisugused kriitilised huvid, mida mulle seal söögi alla ja söögi peale selgitati. Nende kõige kriitilisem huvi on saavutada, nagu nemad seda sõnastavad, taastada kontroll oma territooriumi üle, see on siis Taiwani küsimus. Nad seda on võimelised erinevates kastmetes selgitama, räägivad endast kui ainsast suurriigist, kellel see pole õnnestunud taastada. Nii et iga kord, kui mina rääkisin, et meie jaoks on Ukrainas toimuv eksistentsiaalse tähtsusega, rääkisid nemad, et nende jaoks on see eksistentsiaalse tähtsusega, aga see on tavaline ka niisugustel kohtumistel või niisuguste visiitide käigus ei veenagi riigid teineteist ümber. Me vahetame signaale ja anname teisele poolele teada, millises niisuguses maailmas meie elame ja kuuleme vastu, millises maailmas nemad elavad. Ma arvan, et nad selle sõnumi said kätte, et me tõesti vaatame oma suhteid teiste riikidega läbi selle prisma, läbi selle Ukraina sõja prisma, kas asi aitab kaasa või vastupidiselt raskendab agressiooni tagasilöömist Ukrainas. Ma arvan, et nad said selle sõnumi eriti selgelt kätte, kui nad kurtsid Euroopa Liidu otsuse üle kehtestada tollid elektriautodele, Hiina elektriautodele. Ja nad kahtlustavad, et selle otsuse taga ei ole mitte kaubanduslikud kaalutlused, vaid poliitilised kaalutlused. Ja ma kasutasin võimalust mitte nende kahtlust ümber lükata. Ja selgitasin uuesti, et meie jaoks on Ukraina kõige algus ja kõige lõpp. Ja et kui me teeme demarši selle kohta, et Hiina ettevõtted toetavad Vene sõjamasinat ja aitavad kõrvale hiilida meie sanktsioonidest, siis meie jaoks teemade hierarhias on see absoluutselt number 1 küsimus. Kõik muu juhindub sellest. Mis on nüüd selle teadmisega peale hakkavad, eks näis. Aga üldiselt Aasias käies selles regioonis on see mure, ja see jällegi ei jookse muuseas mitte demokraatiate ja autokraatiate kaudu seal jookseb see lõhe
nende vahel, kes tahavad olemasolevat status quo'd säilitada, sealhulgas reegleid, mis on kokku lepitud, sealhulgas territoriaalne terviklikkus, ja nende vahel, kes tahavad seda kõigutada. Ja see mure, et Ukraina loob pretsedendi nende regiooni jaoks, oli seal isegi, mulle tundub, nagu häälekamalt välja öeldud, kui me siin Euroopas seda harjume ise oleme harjunud välja ütlema. Hiinlased sellest muidugi ei rääkinud, aga jaapanlased, korealased. Tajutakse, et kui see norm või reegel, mis ei kujune mitte selle läbi, mis me paberisse kirja paneme või ÜROs vastu võtame, vaid ta kujuneb selle läbi, missuguse reaalsuse riigid maastikul tegelikult saavutavad. Ja selle reegliks kujuneb, et status quo't on võimalik relvajõul muuta, siis on nende regioon hädas, ütleme siis viisakalt, nagu Sven ütles. Ja kui Sven rääkis, et väikeriikidel on raske, ja kui sa oled Hiina kõrval, siis nad kõik on seal väikeriigid. Nad kõik tunnevad, et nad on väikeriigid. Nüüd see otsene dollari konverteerimine või mis iganes valuutat kasutavad sõjalisse võimesse tegelikult päris nii hästi ei tööta, sest erineva raha eest saab erinevas riigis erinevat sõjalist jõudu, aga see niisugune taju, mida ei ole loomulikult praktikas testitud, aga taju, et see hiinlased tulevad meeletu massiga peale, on seal raku tasandil võimalik tunda. Ja siiamaani see kõik püsib enam-vähem hallatavates raamides. Jah, võib-olla mingil määral konnaki aeglane keetmine, kõik see Hiina tegevus seal Lõuna-Hiina merel, Taiwani väina ümber, natukene nagu see, mis Sven kirjeldas hübriidsõjaga meil siin, konna aeglane keetmine, aga suureks sõjaks pole lahvatanud. Hiinlased muuseas suure uhkusega rääkisid mulle, et nad on ainukene riik, kes pole suurt sõda pidanud, nemad ei ole kellelegi kalal läinud, ainukene julgeolekunõukogu alaline liige, kes seda teinud ei ole. Niisugused kihvtid jutupunktid on neil. Et nad on nagu rahutuvid kõige nagu number 1. Ja siis kui ma kuulsin, et ma lähen sealt Tokyosse, siis aga seal ei maksa kuulata, seal on inimesed liiga murelikud. Ja jaapanlased on murelikud inimesed. Nii et ühesõnaga pretsedenti see Ukraina loob ja loob kogu maailma jaoks ja hiinlased kahtlemata jälgivad seda, mis seal toimub. Ja nüüd omaette küsimus, kui palju nad on valmis riskima oma tegelikult globaalse reputatsiooniga Venemaad toetades versus kui kallis ja oluline on neile, et lääs ei võidaks. Kuhu nad täpselt kus nende kaalukausid asuvad? Seda ma arvan, keegi täpselt ei tea, aga eks me proovime neid kaalukausse neil kuidagi moodi mõjutada, aga kindlat vastust sellele, mis neid seal lõpuks motiveerib, ei ole. Arusaadav. Jüri? Jaa, ma proovin lähtuda Jonathani printsiibist, mitte ennast kringliks ehmatada. Ja olen nõus sellega, et demokraatiate aeg on praegu ja ma arvan, et demokraatiate võimalused pole kaugeltki ammendunud. Olen nõus sellega, mida Margus rääkis ja mis puudutab erinevaid arvandmeid, majanduse jõud, sõjaline jõud ja nii edasi. Aga meenutame, et neid autoritaarseid riike tegelikult ühendab väga vähe. Nende riigikorrad, kui jätta kõrvale see autoritaarsus, on traditsiooniliselt täiesti erinevad. Need piirkonnad, kus nad tegutsevad, on täiesti erinevad. Ja see side, mis seob demokraatiaid, mis seob Eestit Austraaliaga, ulatudes nii kaugele, sellist sidet nende riikide vahel ei ole. Selles mõttes on nende lepped ülimalt pragmaatilised ja vastavalt jõuljoonte muutumisele need ka muutuvad. Venemaa on praegu tegelikult neile väga tänuväärne partner selles mõttes, et Venemaa käitub jäälõhkujana. Keegi teine niimoodi ei laamenda. Mõned ei ole jõudu, mõned nagu Hiina ei soovi seda teha. Aga venelased möllavad ja tänu sellele lõhuvad just nimelt seda eksisteerivat maailmakorda, mis on demokraatia keskne maailmakord. Me ütleme, et see demokraatia on see ideaal, millele külma sõja järgne maailmakord on üles ehitatud. Lõhuvad seda ja seega avavad teistele riikidele uusi võimalusi või nad leiavad siis Venemaa poolt mingisugust tuge ja kaitset. Selge on see, et ükski Iraani vastane ega Põhja-Korea vastane julgeolekunõukogu resolutsioon praegu läbi ei lähe. See on üks väga praktiline näide sellest, kuidas tehakse katet. Nüüd
demokraatiate eelis on see, et inimeste loovjõud pääseb maksumusele ja eriti pääseb see maksumusele kriisi ajal, kui autoritaarsed riigid on sunnitud toetuma sõna otseses mõttes ühe mehe mõistusele, mis tihtipeale ei tarvitse väga hästi töötada. Demokraatlikud riigid saavad toetuda laiapindselt oma ühiskonna nii-öelda kollektiivsele ajule, kui nii võib öelda. Ja me näeme seda Venemaa puhul ja on täiesti võimalik, et tulevikus tekivad samad probleemid ka näiteks Hiinal. Seepärast, et riik võib olla tõusuteel, aga samas, kui autoritaarne liider otsustab, et tark oleks alustada homme sõda, siis ei ole praktiliselt mingeid piiranguid, mis teda tagasi hoiaksid. Välja arvatud mõned võib-olla väga praktilised piirangud. Ja seetõttu need edusammud, mis autoritaarsetel riikidel on, need mängitakse tegelikult maha reaalses geopoliitilises situatsioonis. Minnakse sõtta, satutakse tülli. Neid näiteid on lõputult. Ja kui me võtame kas või selle sama Hiina, eks ole, need, kes siin on ju ka äriinimesed, kes on Hiinaga tegelenud, Hiina ühiskond on tunduvalt muutunud tänaseks. On muutuvalt tunduvalt totalitaarsemaks. Hiina praegune liider lõpetas ära Hiina kommunistliku partei juhtide rotatsiooni, mis oli üks huvitav Hiina kommunistliku süsteemi eripära, et vastavalt muutusid, kui ma ei eksi, ka 10 aasta tagant muutusid siis tippmehed. See kõik on praeguseks lõpetatud, liigutakse niisuguse autoritaarse/totalitaarse süsteemi suunas. Tõenäosus, et selles raames tehakse mingil hetkel vigu, mis hakkavad tõsiselt Hiinat nõrgestama, on väga-väga suur. Nii et selles mõttes ma usun, demokraatiatel on ikka, kui sobib niimoodi öelda, trumbid taskus. Muidugi ka demokraatiad võivad teha vigu, mis põhinevad jällegi vastupidisel, mis põhinevad lõputul kahtlusel iseendast. Ja sellele, et kardetakse, et jõudu ei jätku piisavalt. Ja seda on praegu näha Ukraina toetamise puhul. Ja seda saab olema näha ka nende samade läbirääkimiste puhul. Et kujutage ette, praegu tahetakse minna läbirääkimistele Venemaaga sellise jutuga, et teate, meil enam relvi eriti ei ole. Raha meil ka ausalt öeldes ei ole. Elanikkond enam ei toeta Ukraina abistamist. Ukrainlastel endal on ka väga vilets seis rindel. Järsku teeks rahu. Et ma usun jällegi need, kes on pidanud äriläbirääkimisi, teavad väga hästi, et niimoodi ei saavutata tulemust. Vähemalt mitte tulemust, mis ei ole alistumine. Naljakas, aga kurb, aga tulles tagasi tegelikult Sveni enne väga hea pointi juurde, mis ma arvan on ka üks koht, kus Euroopa näitab end nõrgana. Et me ütleme küll, et Euroopa Liit on muutunud tugevamaks, on muutunud geopoliitiliseks tegutsejaks, aga tegelikult on hübriid see valdkond, kus on vastutav jõud Euroopas, Euroopa Liit. Ja vaadates, kui palju neid konnatiigi asju meil siin juhtunud on, või konnasuppi, vabandust, siis see on päris muret tekitav. Et mis me võiksime teha rohkem, et me suudaksime heidutada ka neid, ma olen sinuga väga nõus, et hübriid on nõme sõna, aga nii-öelda neid hübriidrünnakuid, et ei lõhutaks meil siin pidevalt torujuhtmeid, kaableid, et ei varastataks ära poisid, ei segataks lennujaamade tööd ja nii edasi. Et kas on midagi, mida me saaksime teha, et selline heidutus eksisteeris ka rahu ajal, kus meid pidevalt torgitakse? Küsid seda minu käest? Ja. Lootsin, et see läheb kellegile teisele. Aga ma arvan, esimene asi on selge kontseptuaalne arusaamine, millega on tegemist, selle kõva häälega väljaütlemine ja siis sellele pead järgneva mingid teod. Kunagi oli mul võimalus saada 2 aastat rangerežiimiga küberkaitse nagu teemat 2 aasta jooksul ja siis oli üks nagu küberteemadel ikka on üks suur probleem. Alati on omistamise küsimus. Minu jaoks sai suhteliselt ruttu selgeks,
et seal on küll ajaline dimensioon on olemas, et mis sul võtab aega enne kui aru saada, mis on toimunud, kes tegi, aga reeglina on attributioni või siis omistamise kõige suurem probleem on poliitiline julgus seda teha. Öelda seda, et Venemaa tegi või Hiina tegi või Iraan tegi, see on see, mida nagu ei juleta teha. Et mina ei ole hea selle retsepti andja praegu, et täpselt mida peab tegema, sest iga erinev selline rünnak või rünne on, nagu juba see lause ütles, erinev. Sul ei ole ühte. Tõesti, me räägime siin häirivatest asjadest kuni tapvate asjadeni. Ja loomulikult iga asja jaoks on vaja eraldi nagu kalibreeritud nagu vastust. Aga see vastus peab olema. Meil kipub olema see probleem, et lihtsalt vastust ei ole. Ja see on kõige suurem probleem. Aga et... ma tahtsin selle hübriidi juurde veel lisaks öelda seda, et üks oluline asi on muidugi olla kiiresti avalikult sellest rääkida ja teadlikkust tõsta. Teine on see, et ühiskond peab olema piisavalt tugev, et ise mitte paanikasse sellest sattuda ja et ühiskonnas ei oleks ka neid elemente, kes seda paanikat tegelikult külvavad. Ja mitte paanikasse sattumine on tegelikult kõige parem relv, sellepärast et teise poole põhieesmärk ongi tekitada niisugust ühiskondlikku närvilisust, hirmu. Ja kui selle akti tulemusena midagi sellist tekib, siis tegelikult on juba saavutatud see, mida soovitakse. Ja kolmas asi on, et kui nendel sammudel on mingisugused füüsilised purustavad järelmid, et ühiskond tegelikult suudaks sellest kiiresti välja tulla ja taastuda. Et see resilience küsimus on ka oluline. Nii et tegelikult neid elemente, millega tegeleda on küll ja kuidas seda maandada on ka. Väga tore. Aga nagu Madis ütles, siis on tegemist väga vinge pandega, kes on koos, nii et ma ei tahaks võtta oma küsimustega rohkem aega ja avaks küsimuse teile. Seal on küsimus. Mikrofon peaks ka tulema. Ja palun tutvustage ka ennast. Et Einar Eiland, Elukeskkonna rahvastiku arengu selts ja Ringenergeetika kompetentsikeskus. Vaadake, me võime sellest julgeolekust rääkida väga pikalt, eks ole, aga kui meil ikkagi ratastranspordi paaki ei ole midagi valada ja ei ole ka traktorit põllule panna, et sinna kütust valada. See tähendaks tegelikult seda, et kohalikud omavalitsused ka NATO julgeoleku laiast käsitlusest peaksid selle peale mõtlema, et kuidas sellest kriisist välja tulla. Meie saame siin aga vastused näitena linnavalitsusest, et linnavalitsused ei ole huvitatud sünteetiliste kütuste kasutuselevõtust. Nad ei tea, palju selleks ressursse on ja nii edasi. Teiseks on küsimus nagu selles, et ma mõtlen selles suhtes ressursse, et ega meil naftat ju nagu puurima ei hakka, et ainult asi, millest seda teha on biomass, eks ole. Sellest ülevaadet ka ei ole, palju seda tuleb ja kuhu see läheb ja nii edasi. Et mina küsingi sellise küsimuse selle pika jutu peale, et kuidas siis toimuks näitena kohalike omavalitsuste nagu vastutusele võtmise küsimus selles, et neid kõrgeid NATO igasuguseid direktiive võib juba välja mõelda ja kehtestada ja allkirjastada ja nii edasi. Aga kui need kohaliku omavalitsuse talupojad ikkagi ei tea, et neid peab kehtestama ka, vaata. Et kuidas siis nagu vastutusele võtta selles küsimuses? Eite? Selge, aga võtaks kohe paar küsimust korraga, nii et kui on veel küsimusi, siis andke käega märku ja seal keskmises plokis nii-öelda ja. Mart Luik, Rahvusringhääling. Ma küsiks võib-olla panelistidele natuke arusaadava oma küsimuse. Et Müncheni sobingud tehti Euroopa kõige võimsama riigiga, alluti kõige võimsama riigi tahtele. Nüüd me kardame sarnaseid sobinguid meist suurusjärgu võrra väiksemal vastasega. Miks see nii on? Kas Euroopa kaitsetahe on olemas, aga Euroopa poliitikud ei näe seda? Või tegelikult eurooplastel ei olegi valmisolekut oma maanurka kaitsta? Väga põnev. Kas on veel mõni küsimus praegu? Või
kui ma kätt ei näe, siis lähme vastamisega. Et küsimused olid siis see, et kohalike omavalitsuste vastutus elanikkonna kaitsel nii-öelda, et milline see roll NATO raames oleks ja teine, et kas Euroopa Liit on Euroopa valmisolek ennast kaitsta. Et sellest on palju räägitud. Uus komisjon, kui ma võin siin lisada, on öelnud, et see, mis Euroopa Liit järgmise 5 aasta jooksul teeb, määrab Euroopa julgeolekus järgmised 50 aastat, siis kuidas me võiksime seda vaadata, et mis Euroopa siis teeb? Ma näen, Joonatan, et sinu näost sa oled valmis vastama. Kohalik omavalitsus. Ma tahaks vastata sellele omavalitsuse küsimustele, aga ma ei saa seda Jürilt ära võtta, sest see oli NATO direktiivid, mida te sealt Brüsselist annate. Nii et sa ise pead seda seletama nüüd. Ma võtan selle lihtsama küsimuse, selle Müncheni värgi. Ega see ongi õige küsimus. Ja see on kõnekas. Et me oleme olukorras, kus, mis ta teeb, varsti 3 aastat eksistentsiaalne sõda käib. Me oleme ta eksistentsiaalsena defineerinud ja see ei ole ainult mitte Eesti. Muidu võiks veel öelda, et Eesti on siin läinud kaugemale mingist valitsevast konsensusest. No ei ole ainult Eesti, ei ole ainult Eesti. Jäta need Euroopa Liidu ametiisikud kõrvale, kui ei taha nendele keskenduda. No Macron, no Boris Johnson, kõik Briti poliitikud opositsioonist ja koalitsioonist, mis nüüd on ka jõudnud vahetuda. Sama retoorika, poolakad. Ja kui see tohutu kiht niisugust Saksa oludest tingitud saksalikku ebamäärasust maha koorida, siis tegelikult ka sakslased. Ja siin me nüüd oleme, et ühelt poolt me peame kõnesid sellest, kuidas meie allianss on aegade võimsaim, ajaloo suurim, Euroopa Liit majanduslikult, eesti keeles ei ole head sõna, aga kääbus on Venemaa ju meie kõrval majanduslikult ja siin me nüüd oleme. Mis ta siis tähendab? Ta on tõenäoliselt kuidagi tahtega seotud. Ta ei ole seotud selle nii-öelda massi enesega, ta on tahtega seotud. Ja see tahe ei asu mitte kusagil kõhus, vaid ta asub 2 kõrva vahel. Peas ja venelased muidugi mängivad sellele, on alati mänginud. Nad on eeldanud alates Lenini kirjutistest, et lääs võib olla küll tugevam, aga moraalselt nõrk, pehkinud. See meie demokraatia, millest Jüri rääkis, mis meie arvates meile trumbitas, kus see paneb nende arvates, on ju meie nõrkuse ilming ja see, mida nad saavad ära kasutada. Meetod ei ole oluliselt muutunud, tehnoloogia on muutunud, aga see usk, et lääs õnnestub ära lollitada, et meid õnnestub omavahel tülli ajada, meid õnnestub segadusse ajada või hirmuga paralüseerida, see on olnud iseloomulik Moskvale mitte ainult Putini ajal, vaid aastakümned enne seda, kui Putin veel sündiski. Ja me ise oma tegevusega kipume toitma seda narratiivi ja seda usku. Ise kipume minema segadusse. See on see demokraatiat üks suuri nõrkuseid. Jüri ütles seda ka välja. Me ikkagi kipume ennast sinna kringlisse mõtlema oma kaasavate protsessidega ja kõikide osapoolt ärakuulamisega. Ma ei taha seda kritiseerida, ma lihtsalt proovin seda kuidagi iseloomustada. Ja see on see, mis ma võib-olla enne ebaõnnestunult ütlesin. Ma arvan, pikas perspektiivis ongi meil trumbid taskus. Sest see, et me asju arutame, kaasame, regulaarselt vahetame oma juhte välja, teinekord ka populistile vastu, siis katsume nad läbi, siis viskame nemad välja, toome uued inimesed sisse. See annab meile pikas perspektiivis eelise. Vähemalt on ta andnud viimase umbes 100 aasta näitel. Ja ma arvan, et see maailm nii palju muutunud ei ole, et see eelis oleks ära kadunud. Aga kuidas sinna pikka perspektiivi välja jõuda, kui lühiajalises perspektiivis on tõesti probleem, me kulutame Ukraina sõjalisele toetamisele 0,midagi%. 0,midagi% ja käime ringi nihukese näoga, nagu oleks selline koorem õlul, et ei jaksa kanda. Nüüd hakkame nõrkema. 0,midagi%. Me kulutame sinna. Piinlik. Mis ma oskan soovitada? Lihtsalt ainult hädaldamisega mitte piirduda. Ma arvan, et me peamegi rääkima asjadest rohkem. Me peame selgemini tegema inimestele arusaadavaks, mis on mitte tegutsemise hind, sest tegutsemise hinda tajutakse kuidagi kergesti. Sanktsioon mõjutab ka meie majandust, sõjaline abi võtab ära meie laadudest relvi, meie rahakotist eurosid. Seda hinda me tajume. See hind, mis on tegutsematusel, peab olema selgemaks räägitud
mitte ainult üksikute autoriteetsete kõnelejate, vaid võimalikult paljude autoriteetsete kõnelejate poolt. Võimalikult selge peab olema see, mida meie üritame teha, mis on meie strateegia, et inimesed saaksid selles veenduda kui mõistlikkus või vastupidi, kritiseerida tema erinevaid tahke, mille tulem võib lõpuks olla, et meie strateegia on parem. Kas lääs on selliselt käitunud? Ei ole. Kui meil õnnestub see sõda võita, siis see on maailma ajalooks esimesi sõdu, mis võitetakse nõnda, et võitu polegi eesmärgiks seatud. Ja süüdi selles, me oleme mitte Chatham House olukorras, aga ma ütlen seda siis umbmäärasemalt, süüdi selles on see ebamäärane retoorika, mida on lääne juhtivad riigid otsustanud selle sõja niisuguse narratiivi loomisel viljeleda. For as long as it takes, Putin on juba kaotanud ja see on olnud selle sõja üks suuremaid vigu. Mitte see, et venitati mingisuguste sõjalise abi otsustega, mitte see, et võib-olla mingisugust sanktsiooni ei suudetud õigesti peale panna. Kõige suurem viga on see, et jäeti ebamääraseks see, mis toimub ja see, mida meie tahame saada. Ja väike Eesti üksi, me oleme hästi palju suutnud, aga seda me pole suutnud luua, seda pole suutnud murda. Nõus, ma arvan, et on palju piirkondi Euroopas, kus võib-olla ei tajuta selle sõja, et miks see sõda on eksistentsiaalne, aga Sven tahtis ka sõna. Nii et... Mart küsis, et kas eurooplastel on tahet oma maanurka kaista. Vastus on jah. Kindlasti vaatame Põhjala, Balti, Poola osa või piirkonda selles. Euroopa Liit organisatsioonina ja seetõttu Euroopa on viimastel aastakümnetel ainult kriiside najal arenenudki. Kindlasti areneb ka selle kriisi najal ja uue just ametisse astuva komisjoni osas. Ma arvan, see ei ole nagu see suur probleem, et suurem probleem Euroopa vaatevinklis selle sõnastas Barroso kunagi 25 aastat tagasi. Tema ütles, et tema mure on see, et tulevikus ei oleks nõnda, et USA on maailma innovatsioonikeskus, Hiina on maailma tööstuskeskus ja Euroopa on maailma muuseum. See on see probleem, eks ole, mis meil on. Hea uudist ka, kuna ma nagu siin enne süüdistati tuummongeringi, et ma olen nagu liiga mures maailma asjade pärast. Üldiselt tavaliselt on alati olla parem mures, et siis kui läheb paremini, siis on hea tunne, hea üllatus. Aga mis on ka häid uudiseid on ka, et vaadake seda, et kus asuvad maailma parimad ülikoolid. Need on kas USA-s või Suurbritannias, kui sa võtad esimesed 10. Kus asuvad suured tehnoloogiahiiud. Need on kõik esimesed kõik suured on ikkagi Ameerika Ühendriikides. Euroopas kahjuks on umbes 10-1. Kus tulevad uued tehnoloogiad Ameerika Ühendriikidest. Sest samamoodi nagu sellised vabad vaimud, kes suudavad seal mingi tehnoloogia arengute piirimail mängida, neile meeldib see, et nad saavad ka oma elu samal ajal normaalselt elada. Ja riik ei sunni neil igast asju peale ja niimoodi, et see ma nagu Euroopa puhul ma olen murelik, mis on Euroopa tulevik, just nimelt, et me muuseumiks ei muutu. Ühendriikide puhul ma absoluutselt ei ole, tegemist erakordselt dünaamilise ühiskonnaga, kus tahetakse rikkaks saada, kus ei reguleerita surnuks ja ei maksustata surnuks ja nii edasi. Euroopa puhul kipub olema kõik niimoodi, et tegelikult minema hoopis teises suunas. Ja siis omaette mure, mis on võib-olla natukene Euroopas, mis on natuke selline konkreetsem ja puudutab kaitseteemat see on alati olnud ja ma ei näe ka, et mingit väga kiiresti ja head lahendust on killustunud kaitsetööstus. Ja see, et nagu ikka tuuakse näiteid, et Ameerikas on 1 soomuk ja Euroopas on 14 erinevat. Ja mis siis juhtub traditsiooniliselt on niimoodi, et Euroopa Liidu kaitseministrid saavad Brüsselis kokku ja kõik väga mureliku näoga räägivad sellest. Siis nad lähevad, need 27 lähevad oma riiki tagasi
ja räägivad, no võtame mingi suvalise näite, Hispaania, et Hispaania ostab Hispaanialt asju. Osta Hispaania soomukeid. Ja niimoodi ongi 14 erinevat soomukit. Jah, kahjuks küll. Jüri. Jaa, kõigepealt vastuseks teie küsimusele, et väga kahju, et paneelis ei ole minister Läänemetsa, kes kindlasti oskaks sellele täpsemalt vastata. Mina oskan öelda nii palju, et oma tegevuses mulle see vallajuhtide karistamise probleem pole kunagi ette tulnud. Et minu arust on asi pigem vastupidi. Vallajuhid pöörduvad pidevalt riigi poole küsimustega, mida me saaksime teha, mida me veel saaksime teha. Öelge meile täpselt, millised on meie kohustused. Et selles mõttes, nii palju kui mina tean, tegutsevad nad väga patriootlikult. Kindlasti mõningaid üksikuid teemasid on, aga ma usun, et üldiselt pole meelehärmiks põhjust. Mis puudutab Euroopa kaitsmist, siis siin tuleb ka teataval määral vahet teha. No näiteks Euroopa oma majandushuve kaitseb tänapäeval juba väga efektiivselt. Euroopa kasutab ka majandusrelva väga efektiivselt, näiteks Venemaa vastu, võtame kas või sanktsioonid. Kui me nüüd räägime sõjalisest kaitsest, siis tuleb ikkagi arvestada, et meie vastas on hiigelsuur riik. Siin tekib küsimus juba selles volüümis, et Euroopa riikidel ei ole võimalik seista vastu Venemaa agressioonile puhtalt oma jõududega. Üks põhjus on see tõepoolest, et Euroopa ja Ameerika Ühendriigid on moodustanud ühtse rusika, mis on tasakaalustanud Nõukogude Liitu, tänapäeval Venemaad. Ma usun, see side tegelikult säilib. Küsimus on ainult selles, kas Euroopa võiks seal võtta veel suuremaid kohustusi. Kui me praegu mõtleme, eks ole, Eestis on Briti ja Prantsuse väed, Lätis hoopis Kanada poolt juhitud brigaad, kus on ka hispaanlased, väga paljud teised rahvad, hollandlased. Saksamaal on, Leedus on Saksa brigaad. Ühesõnaga, Euroopa tegelikult teeb väga palju, aga lihtsalt see raamistik on pakutud NATO poolt ja on toetatud Ameerika Ühendriikide poolt. Ja siin on õige see, et tegelikult me palju räägime selleks, et me oleme eurooplased, aga tegelikult sellist süvitsi südamest tulevat Euroopa identiteeti ei ole õnnestunud siiski veel tänaseks üles ehitada. Seda, et sakslased ütleksid, et nende sõjaküsimustega tegelevad prantslased või prantslased ütleksid, et need asjad me jätame täiesti hollandlaste kätte ja usaldame neid 150%. Sellist koostööd ei ole. Et selles mõttes selle poliitilise nii-öelda suuna näitamise, see on jäetud alati ameeriklaste kanda ja ameeriklased on seda senini ka üsna hästi kandnud. Aga loomulikult Euroopa peab rohkem tegema ja siin tekivad jälle väga karmid poliitilised küsimused. Ma ei räägi juba sellest palju raha panna kaitsekulutustesse. Aga näiteks, kui me räägime sellest vägede suurusest, peaks minema tagasi reservarmee kontseptsioonile, mis oli sakslastel näiteks külma sõja ajal, mis võimaldas neil välja panna terve hulga neid korpusi, mis kaitsesid siis kahe Saksamaa vahelist piiri. Või seesama kaitsetehnoloogia, innovatsioon. Euroopa Liit reguleerib ennast surnuks kõik võimalike piirangutega, mis tegelikult innovatsiooni ei soodusta. Kui me tahame innovatsiooni, me peame suutma nendest piirangutest lahti saada või neid vähemalt vähendada. Et ühesõnaga, Euroopa võib saada palju tugevamaks, aga siis on vaja langetada väga karme otsuseid, väga valusaid otsuseid ja neid muidugi siis oma rahvale ka nii-öelda selgitada. Aga praegu on ikkagi nii, et Euroopa riikidel, ja ma räägin siin ka
alati loen juurde Inglismaa, Suurbritannia, kes on ikkagi Euroopa üks 2 suurest sõjalisest jõust. Ütleme, eriti mis puudutab armeed, neid väeosi on nii häbematult vähe. Neid tuleb lihtsalt juurde luua, seda volüümi tuleb kasvatada. Kui me praegu räägime, et Ukrainas tuleb rahuleping, Euroopa väed võiksid sõita Ukrainasse, olema seal koha peal, demonstreerima lääne ühtsust. Aga kust neid vägesid võtta? Ja kui neid vägesid võetakse suures hulgas, siis tekib küsimus, kas neid jätkub näiteks Balti riikides. Et Euroopa riikidel ja meil ka tekib siis päris niisugusi drastilisi, strateegilisi dilemmasid, nagu öeldakse. Nii et jah, see küsimuse asetus on õige. Ma arvan, küsimus ei ole niivõrd tahtes, aga küsimus on selles, kas tõesti suudetakse neid olulisi otsuseid vastu. Jah, Margus. Ei. Vastati juba ära. Siin keskel oli küsimus. Nii, palun. Vist mikrofon ei tööta? Väga hästi ei kostu, on aus vastus. Kas nüüd? No nii. Jah, Ari Suvaninen Suomest, Suomen kaitseväest. Mind huvitab selline küsimus, et pidevalt tuleb teatveid sellised nii Põhja-Korea, Venemaa kui Irani ja Hiina, mitte Hiina, relvades on lääne komponente palju. Ma olen kunagi kuulnud sellist juttu, et Lenin oleks kunagi õpetanud, et kapitalist on alati valmis müüma selle nööri, millega teda saa riputada oksa. Et miks seda ei saada takistatud ja Sveni jutud ülikoolides tekitas teise lisaküsimuse, et miks ikka veel Hiina tudenge on lääne kõrgetasemelistest ülikoolidest on teada, et nad spioneerivad sealt saladusi ja saatavad kõike infot oma kodumaale. Miks lääs on nii nõrk ja pime nendes asjades? Kas on veel küsimusi? Jah. Aitäh! Kati Perrin, Startup Estonia. Pidades silmas meie ettevõtluskeskkonda, kas see narratiiv, et Eesti kui tugev digiriik, kas see veel kannab meie lääne liitlaste seas, näitamaks, et me oleme nende sarnased või oleks meil vaja uut Nokiat? Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ja sealt. Ma Kati küsimusele jätkuks küsiks ka seda, et milline on üldse Eesti kuvand rahvusvaheliselt, et minu jaoks on alati naljakas, et kui toimuvad NATO tippkohtumised, siis Eesti ajakirjanikud küsivad, et mida me siis NATOlt saime, just kui me ei oleks ise NATO osa, et NATO ei ole midagi kohta, kus me läheme midagi küsima või saama, vaid meie olemegi NATO, nii et tahaks loota, et meil on jõudnud ka rahvusvaheliselt kuvand kohale, et me oleme NATO, aga jah, palun. Tervist, Toomas Loik. Me räägime täna julgeolekust, rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, pidevalt käivad läbi organisatsioonide nimed nagu Euroopa Liit, NATO ja ainult korra on kostnud lavalt ÜRO. ÜRO, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, loodi peale teist maailmasõda suure eesmärgiga püüda maailmas hoida rahu. Tänaseks ajaks on ÜRO-st saanud organisatsioon, millest mitte keegi ei saa täpselt aru. Julgeolekunõukogus istub alaliselt laua taga üks agressor, kes on üks põhipõhjuseid, miks me sellest olukorrast meie maailma jaos räägime. Ja selle sama organisatsiooni peasekretär siis ütleb välja seisukohti, mis on pehmelt öeldes kaheti mõistetavad, et mitte öelda otsesemalt. Kas ÜRO-l on veel pointi, kas ÜRO-d on võimalik veel korda teha? Aitäh! Nii, ma nägin 2 kätt veel, võtab need 2 ära ja siis tuleb viimane vastusraund, nii et palun üks sealt. Lemmi Oro, mitte asjatundja. Kui meenutada 90. algust, kas ei olnud mitte nii, et 4 tuumariiki lubasid Ukrainale neid kaitsta, et nad loobuksid tuumarelvast? Kuidas teile tundub, kas need 4 tuumariiki on oma lubadust täitnud ja võib-olla teistmoodi veel, et kas Minski lepingutes oli nii, et sinna ei olnud kaasatud Ameerika? Aitäh! Aitäh! Ja siis seal Tiival ka veel üks küsimus. Rene Arikas, hetkel siis merendusettevõtja.
kasutades võimalust, kui meil on selline auväärne panelistide paneel siin koha peal, et küsiks ühe küsimuse merenduse kontekstis. Et meil on siin olnud viimasel ajal päris palju selliseid huvitavaid sündmusi nii Soomet Eestit ühendavate taristute, samamoodi Saksa ja Soome vaheline taristu veealune, Rootsi ja Läti vaheline taristu. Et kas me mitte ise osalt ei ole selle olukorra tekitanud, vähemalt kui rääkida siin Eestit ja Soomet ühendava taristus osas ja loonud olukorra, kus ongi võimalik tegutseda väljaspool territoriaalmere piires, ilma et keegi seal mingisugust sellist takistust ette võtaks. Tuues siis territoriaalmere piiri nii Soome poolt kui Eesti poolt lähemale, luues siia sellise tsooni, kus on võimalik mis iganes laevadel ükstapuha midagi teha ja samamoodi oleme loonud sellise olukorra, kus on ka võimalik siin Eesti ja Soome vahel selles koridoris ka mitte legaalsete kaupu vedavate laevadega seista. Et tegemist on ju sellise olukorraga, mis me ise oleme loonud. Et kas on meil lähimas tulevikus plaanis Eesti ja ka siis võib-a Soome riigina ennast kehtestada ja võtta alus konventsiooniks ja viia Eesti ja Soome poole merepiir kokku Soome lahel. Aitäh! Suur aitäh teile! Ja teeme siis nüüd välk vastuste vooru. Ma luban, et kõik võite valida, et millistele küsimustele teist vastame ja loodame, et kõik saavad vastuse, aga alustame seekord siis Margusest. ÜRO-st. Et kas on pointi? No, eks selle üle võib ka muidugi vaielda, kas ÜRO on olnud edukas või mitte. Julgeoleku küsimustes võib öelda, et edukus on suhteline, aga on olemas muidugi mitmeid muid maailma probleeme, mida on ÜRO egiidi all ja ÜRO poolt tegelikult edasi viidud ja parandatud. Ebavõrdsuse vähendamine, üleilmne tervis, kõik niisugused asjad, mis loovad meile igailmselt niisugust konteksti. Aga julgeoleku kontekstis tuleb nagu ÜRO-le vaadata sellele, et ÜRO kaudu oleme me kokku leppinud teatud kindlates reeglites ja põhimõtetes, millest need reeglid siis tulenevad. See on nagu ühiselt kokku lepitud, see tähendab, et me oleme kehtestanud mingisuguse korra. Ja selge on see, et kord on parem kui korra puudumine. Halvasti funktsioneeriv kord on ka parem kui korra puudumine. Lihtsalt halvasti, kui me oleme tuvastanud, et kord funktsioneerib halvasti, tuleb püüda seda parandada. Ja me oleme nagu ÜRO-s ollakse kogu aeg selles punktis, et tuleb parandada, vaadata aga ma tulen nagu selle juurde tagasi, et kui meil ÜRO-d ei oleks, siis oleksime väga paljudest instrumentidest ilma, mida me praegusel hetkel tegelikult maailma korra parandamiseks kasutame. Nii et põhimõtteliselt on ÜRO vajalik, me peame lihtsalt oskama seda ja suutma seda paremini kasutada. Sven. Nii, esimene oli nüüd Budapesti memorandum aastal 1994, proua siit eest küsis. Tõesti, USA, Suurbritannia ja Vene Föderatsioon pidid siis korme peale garanteerima Ukraina julgeoleku. Ukraina andis ära maailma 3. kõige suurema tuumaarsenali ja sellele kohale toimetamise vahendid, strateegiliselt pommitajaid ja siis mandritevahelisi rakette ja muid sarnast asju. See näitab tegelikult kahte asja. Üks on see, et kuivõrd väärtusetuks võivad osutuda sellised lepped, mis on lihtsalt julgeoleku garantii kuskil paberi peal kirjas, mille nimi on memorandum, mis ei ole isegi, seda ei pea umbes nagu parlamendis ratifitseerima. See on niisugune nagu deklaratsioon, eks ole. Ja see kehtib, ja miks on see oluline praegu, on see, et kui praegu räägitakse mingi Ukraina julgeoleku tagamisest tulevikus, siis mina ei näe mingit muud viisi, kuidas seda mõistlikul ja tegelikult efektiivsel ja toimival moel teha välja arvatud NATO liikmesus.
kõik ülejäänu on natuke siin nagu budafooria. Mis muide, see on oluline küsimus, on see tuumarelvade äraandmise küsimus, kuna ma ennustan, et mida, eks oleneb, kuidas see sõda lõpeb, aga kui lõpeb meie vaatenurgast negatiivselt, siis see tähendab täiesti päästmatut tuumarelvade tulevast levikut, sest kõik saavad sellest aru, ühtemoodi. Kui ainus viis, kuidas ellu jääda, kui sul on see võimalus tuumarelvi endale hankida, siis hangi endale tuumarelvad. Muud nagu seda õppetundi sealt väga ei tule. Nüüd härra küsis, võtan siis selle teiseks selle, mis puudutab vee territoriaalmere küsimusi siin Soome lahes ja ma kindlasti, kui on siin rahvusvahelise mereõiguse eksperte, siis ma nende ees kummardun ja paluksin nagu neil rääkida, aga minu arusaamine on selline, et kui me igal variandil on oma head ja vead, kui me viiksime omavahel territoriaalmered vastastikku, siis võiksid näiteks Vene sõjalaevad sõita siit otse, nii nagu ise tahavad. Praegu nad peavad seal kitsalt ümber keskel sõitma. Kas me seda tahame, eks ole? No ühesõnaga, mis on sellega kaasnevad probleemid? Siis igasugused laevad, mis võivad kuskil ankerduda, võiksid veel laiemalt igal pool ankurdada ennast. Vähemalt mingites olukordades. Alati võib öelda, et on halb ilm ja mingi muu navigatsiooni probleem. Ehk et tegelikult see on see ei ole nii lihtne. Selliseid asju arutatakse loomulikult nagu kogu aeg, kuna see on nagu ilmne, et see on nagu üks selline teema, mis meil siin kandis on. Ja igasugused need veealuse taristu, strateegilise taristu katki minemised, mis on siin toimunud, tegelikult lihtsalt tõesti näitavad seda, millised on tänapäeva maailma haavatavused ja panevad neid mõtlema, mida selle jaoks nende haavatavuste mitterealiseerimiseks, mida tegema peab. Millised on seiresüsteemide võimalused, mis on seaduslikud võimalused pärast midagi, kui midagi juhtunud peale hakata, mis on tehnoloogilised võimalused asjade tugevdamiseks ning ilmselgelt ka see, et meil on vaja redundancy't või et meil peab olema seda rohkem, kui meil igapäevaselt vaja on, ehk et kui midagi ikka võib ju katki minna. Ja need on tegelikult kogu aeg katki läinud. Tänapäeval me pöörame sellele hästi palju akuutsemat tähelepanu väga ilmsetel põhjustel. Aitäh! Ma näen seal neid 3 nulli, mis tähendavad, et meie aeg on tiksunud ära, seetõttu ma valin ainult ühe nendest küsimustest. No nii. Hea meelega vastaks nendele teistele ka, sest igasugused mõtted on peas. Kommentaariks lihtsalt Sveni öeldule ma ütlen, et me vaatame nii õiguslikke kui praktilisi küsimusi koos Soomega, aga ka teiste Läänemere-äärsete riikidega välja arvatud Venemaa, mida ette võtta, et olukorda Läänemerel parandada ülima tõsidusega. Mereõiguse eksperdid ei ole ainsad, kes käivad koos ja kohtuvad, aga nad on ka nende hulgas, kes käivad koos ja kohtuvad. Et selgeks teha täpselt see, mis on meil võimalik, vajalik ja mõistlik ette võtta. Loomulikult ei laterdame sellest kõigest enne, kui meil on olemas plaan, mida teha, sest iga samm, mille me astume, tähendab ka vajadust läbi mõelda jätkusammud. Ja me ei suhtu nendesse küsimustesse kergekäelise diletantismiga. Ja me teeme seda koos oma lähemate liitlastega. Kui kellegi eesmärk oli meid üles äratada sellega, et ta käib meid meie merel provotseerimas, siis sõnum mul neile on ühemõtteline. Te saavutasite oma tahtmise, me oleme nüüd üleval ja me mõtleme, mida teha. Midagi teeme raudselt, nii ei jää. Konn ei ole, ennast aegasel tulel keeta ei lase. Nüüd küsimus, mille ma tahtsin vastata, puudutab sanktsioone. Sanktsioonidega on vist kõige kindlam selle põhimõtte kehtivus, et paigal seismine tähendab tagasiminekut. Kehtestame mingisuguse sanktsiooni ja see, keda me sanktsioneerime, tema majandus hakkab kohanema selle sanktsiooniga. Ta leiab kõrvale hiilimise võimalusi. Meie enda ettevõtjad otsivad auke täiesti seaduslikul teel, kui on seaduses auk, seda auku siis kasutatakse. Nii-öelda jõgi proovib voolata, kui vana säng on kinni pandud mingis uues sängis. See tähendab seda, et sanktsioneerimisega tuleb pidevalt töötada edasi. Seda me püüame teha.
mis seal salata, meil on olnud auk, praktiliselt poole aastane Ungari eesistumine Euroopa Liidus on tähendanud seda, et Euroopa Liit pole saanud sanktsioonidega sihikindlalt tegeleda sellises tempos, nagu me oleksime tahtnud. Nipet-näpet siin-seal, aga Poola eesistumine, mis 1. jaanuarist pihta hakkab, võimaldab meil kindlasti asju uuesti hoogsamalt liigutada. Nii uute sanktsioonide kehtestamise mõttes, mis paljuski on suunatud sellele, et need kõrvalehiilimise teed kinni panna, kui tegelikult kolmandate riikidega suhtlemise mõttes. Nüüd Jüri enne nimetas, et Euroopa kasutab oma majanduslikku võimu päris hästi. Ma olen nõus, aga sanktsioonid on üks neid valdkondi, kus me näeme, et mitte piisavalt hästi. Me teame, kes meie sanktsioonidest kõrvalehiilimist soodustavad. See ei ole raketiteadus. Ei pea ahkima õhku vaadates statistikat Kesk-Aasia riikidega kaubavahetuse osas. Kesk-Aasia riike on ka muidugi väga lihtne siin esile tuua, sest nad on suhteliselt pisikesed, aga neid riike, kelle kaudu meie sanktsioonidest kõrvale hiilitakse, on veel. Ma ei taha neid siin nimetada, aga te teate või kui Economisti tellite, võite kohe teada saada, kes need on. Nende riikidega pole me Euroopana suutnud teha seda, mida mina üritasin teha Hiinas. Öelda, et sanktsioonide kõrvale hiilimise kinnipanemine on meie vaates, meie suhte jaoks määrava tähtsusega. On muid kaalutlusi, mis meie suhet kolmandate riikidega mõjutab. Soov mitte ärritada olulisi riike. Soov, et nad aitaksid kaasa migrantide mitte tulemisele Euroopasse. Soov, et nad oleksid meiega viisakad mingites mitmepoolsetes kehamites. Selles mõttes on neid Kesk-Aasia riike kerge tümitada. Nad ei ole nagu selles mõttes nii kaalukad, et nad saaks midagi vastu teha. Tegelik suur sanktsioonidest kõrvale hiilimine käib hoopis suuremate ja tõsisemate riikide kaudu. Mida ma loodan, on see, et uus Euroopa juhtkond, Euroopa Liidu juhtkond, uus komisjon võtab selles küsimuses oma jõu väljamängimise tõsisemalt käsile ja paneb suhted kolmandate riikidega tõepoolest sõltuma muuhulgas sellest, kas nad meie sanktsioone tegelikult aitavad jõustada või vastupidi sihilikult tegelevad selle nimel, et meie sanktsioonidelt põhi alt ära lasta. Aitäh. Jüri? Jaa, paar märkust eri küsimuste kohta. Kõigepealt Eesti Nokia, see on tohutu pikk arutelu. Ma tooks siia lihtsalt ühe niisuguse minu arvates olulise aspekti. Üks Eesti Nokia on ka Ukraina ja meie suutlikkus kasutada ära seda meeletut innovatsiooni potentsiaali, mis praegu ukrainlastel on, millest jah, kahjuks paljud asjad on sündinud nii-öelda sõjatules ja lihtsalt sunnituna, aga need väiksemad ja keskmise suurusega firmad, tehased, ettevõtmised, ma usun, et kui Eesti suudab ammutada seda informatsiooni, teha seda koostööd, see oleks meile väga suurepärane Nokia. Ja ma ütlen siin ka hoiatava märkuse, et suured praimid, suured näiteks relvafirmad vaatavad väga suure murega seda, et 70 miljonilise laeva võib põhja lasta, ma ei tea, 100 000 maksva drooniga. Ja suurtele lääne firmadele on see väga muret tekitav areng. Nad sugugi ei taha, et see niimoodi läheks. Nad on huvitatud palju kallimatest tehnoloogiatest. Eestil on võimalus seda Ukraina praegust potentsiaali kasutada. Mõtleme, kuidas seda kõige paremini teha. Inimesed, kes on siin saalis, paljud neist sellega ka tegelevad, nii et ma kutsun sellele üles. Mis puudutab ÜRO-d, siis kuigi ma olen tohutu NATO fänn, ma tahaksin ka ÜRO-d kaitsta. ÜRO on lõppude lõpuks see raamistik. Mõtleme, kui palju on ÜRO-l olulisi allorganisatsioone, mis tegelevad praktiliselt kõigi riikide vaheliste suhete faktoritega, erialadega, majandusega, postindusega, ma ei tea, mille kõigega. Et see on terve niisugune raam, kus suveräänsed riigid saavad tegutseda. Et ärme keskendu alati ainult sellele julgeolekunõukogu suutlikkusele ühte või teist konflikti konkreetselt lahendada. See on ainult üks osa ÜRO-st. Ja siin ma tooksin veel niisuguse täiendava aspekti. Kui te loete NATO artiklit 5, siis artiklis 5 on ÜRO-le väga selge roll jäetud.
ja kogu NATO konstruktsioon on loodud tegelikult ÜRO harta artiklile 51 kollektiivse kaitseõigusest. Nii et ka NATO loojad ei kavatsenud sugugi sellest raamistikust välja minna. Artikkel ütleb põhimõtteliselt seda, et kogu see musketärid kõik ühe eest, üks kõigi eest hakkab tööle ja töötab nii kaua, kuni ÜRO Julgeolekunõukogu on taganud Euroopa julgeoleku. Nii et kuulsas artiklis on ÜRO väga selgelt sisse kirjutatud. Nii et ma usun NATO-sse, aga ma usun ka ÜRO-sse. Väga tore, aitäh. Ja Margus, 30 sekundit. Mul tuli lihtsalt, läks ennem meelest ära see Eesti digikuvand ja Jüri vastusest tuli meelde, et see oli üleval. Ja küsimus oli püstitada sellisena, et kas see digikuvand veel meil Euroopas nagu töötab või mitte. Ma arvan, et töötab, aga palju rohkem töötab ta muus maailmas. Ja seal tuntakse Eestit ikkagi väga palju just selle digikuvandi ja e-riigi väljatöötamise tõttu. Ja väga paljudes kohtades teeme me ka koostööd. Aitame neid riike. Nii et see on nagu koht, kus me lisaks sellele omapoolsele abile saame ka oma muresid esitada. Vähemalt saada mingisuguse võimaluse mõni uks avada. Nii et need on omavahel seotud. Aitäh ja teeme nüüd suure aplausi meie vapustavale paneelile.